Viimase 2 aasta jooksul on õngitsuspettused plahvatuslikult kasvanud. Petlike tekstisõnumite arv on tõusnud lausa 2500% ning kogu maailmas on registreeritud üle 15 miljardi küberrünnaku. Israelis, kus kodanikud on, satuvad sageli keerukate pettuste sihtmärgiks. On ohust saanud igapäevaelu osa. On 3 peamist riiki, mida rünnati. Esimene on muidugi Ameerika Ühendriigid, teine on Inglismaa ja 3. on Iisrael, kuid sõja ajal sai Iisraelist number 1. Enamik rünnakuid võib tulla Venemaalt, Hiinast või Lähis-Idast. Kui sa räägid tavainimestest ehk laiast tarbijaskonnast, peamine rünnak toimub SMS-sõnumi kaudu. Iisraelis saab keskmine tsiviilisik, igaüks neist, 3 sellist sõnumit iga nädal. Peaaegu 70% inimestest saavad neid tekstisõnumeid, neid e-kirju, mõnikord ka kõnesid. Selle kiidavad heaks kliendid ise ja mõnikord kaotavad nad palju raha. See võib alata 1 seeklist ja ulatuda üle 10 000 seekli või isegi rohkem. Nüüd on üks Iisraeli suurimaid krediitkaardi ettevõtteid, Max, ühendanud jõud küberturbefirmaga Cyvor, et sellele vastu astuda. Koos on nad käivitanud platvormi, kus igaüks saab vaid mõne klikiga teatada kahtlastest tekstisõnumitest või e-kirjadest. Ma just sain sõnumi SMS-i Iisraeli postilt. Ma tegelikult tellisin paki ja siin öeldakse, et ma pean selle vabastamiseks maksma umbes $50. Selle asemel, et lingile klõpsata, kopeerivad kasutajad lihtsalt kahtlase sõnumi platvormile. Cyvori tehisintellekt analüüsib seda sekunditega, et teha kindlaks, kas see on osa õngitsuspettusest. Aitab inimestel tuvastada pettusõnumeid enne, kui nad ohvriks langevad. Kui keegi on juba pettuse ohvriks langenud, on kiirus ülioluline. Mida varem pettusest teatatakse, seda suurem on võimalus makse peatada. Hetkel, kui said SMS-i ja läksid Maxi veebisaidile ning sisestasid selle, oletame, et see on pahatahtlik. Sel hetkel edastatakse see Iisraeli küberinstituudile, kes oskab selliseid kampaaniaid peatada. Maxi sait näeb, et praegu toimub kampaania, seega saavad nad hoiatada nii oma töötajaid kui ka kliente. Kui nad soovivad, siis saavad nad isegi omalt poolt midagi ette võtta, et seda peatada. Nii et see on 3 nurk, mis teeb kõik automaatselt ja jällegi see on tõesti väga lihtne kasutada. Kuna küberkurjategijad kasutavad tehisintellekti, et muuta õngitsuspettused usutavamaks. Sellised tööriistad võivad muutuda oluliseks esimeseks kaitseliiniks.